Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas! On teisipäev, 24. märts, kell on mõned minutid 1 läbi ning eetris on mõistagi värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises pooles võtame ette, ma luban, täiesti ootamatust küljest netikelmid, kes on viimastel aastatel tühjendanud meie inimeste pangakontosid ning tekitanud kergeusklikele tohutuid laenuvõlgu. Kuidas selliste kelmilaenudega edasi tegeleda? Kuidas laenuandjad kelmidega võitlevad? Sellest räägib meile Eesti Krediidiandjate Liidu juhatuse liige Siim Juks. Aga seda kõike saate teises pooles. Kõigepealt võtame ette teise olulise teema, mis on ka siin viimasel ajal siiski kilbile tõusnud. Kui veel üsna hiljuti õnnestus aastas tabada siin keskmiselt 4-5 veebiahvatlejat või lapspornofänni, siis viimase aastaga on kinni peetud pea 100 meest. Nii suured numbrid ehmatasid ja üllatasid nii politseid kui ka prokuratuuri. Mis siis ikkagi on sellise hiigelplahvatuse taga ja kui ohtlik ja hull mülgas internet meie lastele siis ikkagi on? Sellest aitab meil täna aru saada alaealiste ja seksuaalkuritegude prokurör Annika Vanatoa. Tere tulemast Krimiraadiosse, Annika! Tere! Enne kui teemast nii-öelda süvitsi räägime, küsin viimasel nädalal kirgi kütnud teema kohta. Nimelt tuntud blogija Mallukas ehk siis Mari-Ann Treimann on oma veebiküljele üles panemas siis järjest erinevaid pedofiile. Kuidas selle nähtusega tegeleda, kuidas sellesse suhtuda? Ma tean, et minister on omalt poolt justkui mingisuguse sõnumi andnud, aga mis on teie arvamus? Minu arvamus on selline, et kui on inimestel mure, kas keegi on selliste kuritegude eest karistatud, siis tõepoolest meil on olemas karistusregister, meil on olemas riigiteataja, kuhu saab otsingusse panna inimese nime ja sealt siis vaadata neid tulemusi ja teine asi on see, et kui on mure, kas inimene on seksuaalkuritegusi võib-olla toime panemas, siis tuleb pöörduda politsei poole ja politsei on see õige asutus nendega tegelemaks. Aga miks sellised omaalgatuslikud nimekirjad, mis ma usun on tehtud ja koostatud heas usus ja võib-olla parima tahtmisega, miks nad ikkagi ohtlikud on? Miks nad on teie silmis pigem taunitavad? Sellepärast, et tavainimestel puudub see teadmine, mis on seksuaalkuritegu, kas on kehtivad karistused, kas on tõendid ja selleks on meie riigis olemas ainult politsei, kes siis saab sellele esialgse hinnangu anda ja hiljem siis juba ka kohus. Aga tuleme meie saate põhiteema juurde. Annika Vanatoa, kui te tavaliselt tegelete seadusega pahoksisse sattunud alaealistega, siis ma saan aru, et viimased paar aastat on teie töölaual ka kõiksugused veebiahvatlejad, enamasti siis täiskasvanud mehed, kes saadavad ja kirjutavad lastele internetis igasuguseid rõvedusi. Kui te selle valdkonna endale alguses saite, siis kas seda tööd oli palju? Kui ma selle alguses sain, siis oligi sellise sõnumiga, et see väga mind ei koorma, et need on mõned juhtumid aastas ja selle kõige muu töö kõrvalt jõuab teha küll. Mis see tänane pilt siis tegelikult räägib? See räägib seda, et pool minu tööst seisneb ainult siis nende kuritegude menetlemisel. Millest selline plahvatus? Selline hulk kõikvõimalikke netipedofiile või ahvatlejaid. Kas tehakse sihipärast tööd rohkem ja seetõttu avastatakse rohkem või tõepoolest on toimunud mingisugune totaalne moraalne allakäik siin teatud seltskonna seas? Neid inimesi on alati olemas olnud ja neid inimesi on ka tulevikus alati olemas. On tehtud lihtsalt sihistatud tööd, on panustatud ressurssi sinna peale rohkem ja kes otsib, see leiab. Et internet on tõesti selline väga lai maailm ja sealt leiab tõesti. Möödunud aasta alguses loodi politseis ka uus üksus, ka selline sihitatud töö, kelle peamine eesmärk siis ongi tabada neid lapsahvatlejaid ning igasuguseid lapspornofänne. Kas me enne seda siis ikkagi päriselt ei teadnud, et mis tegelikult seal pinna all toimub? Teadsime ikka, me teadsime, et need on olemas, aga küsimus jäi tõsi ressursi taha, et
Küll aga mina isiklikult ei osanud oodata, et see number läheb nii suureks. Aga räägime sellest numbrist, millest me räägime, kui suurest hulgast me räägime? See ongi circa selline 100 juhtumit eelmisel aastal ja see ei olnud tegelikult täis aasta. Me ei alustanud 1. jaanuariga kohe selle tööga ja see oli selline, kuidas öelda, võib-olla sisseelamisaasta, ehk siis circa 100 on selline stardipauguga tulemus, ennustan ilmselt see aasta natukene suuremat numbrit. 100 juhtumit on 100 erinevat isikut või kuidas? 100 erinevat isikut, jah. Ja nagu ma aru saan, siis võib eeldada, et see number tõuseb veel. No prokuratuuri alaealiste ja seksuaalkuritegude osakond alustas tööd aastal 2004. Mida see politseiüksus nüüd kuidagi teistmoodi tegema on hakanud, kui seda võib-olla varem tehti? Politseiüksus enne siis rohkem keskendus võib-olla siis kontaktsetele tegudele, ehk siis see tähendab seda, et meil on reaalne füüsiline kontakt olnud kannatanu ja kahtlustatava vahel, aga ei olnud jaksu süveneda nendesse tegudesse, mis on siis internetis toime pandud. See eeldab tegelikult rohkem teadmisi, see eeldab seda ka, et on rohkem inimesi sellega tegelemas. Püüame portreteerida neid tegelasi, kes sealt siis vastu vaatasid, sest on olemas mingisugused stereotüüpsed arvamised, et netipedofiilid on pigem sellised öösiti oma arvuti asju ajavad häkkerilaadsed inimesed, kes siis ööpimeduses libastuvad kuhugi, ei tea, millistele pornolehekülgedele. Aga tegelikult, keda me seal näeme või keda teie näete siis täpsemalt, kui te menetlete neid juhtumeid? Tegelikkuses on see, et seal on täiesti tavalised inimesed, pereinimesed, kõrgetel ametikohtadel, hästi toime tulevad, nooremapoolsed, keskealised, vanemad, ma isegi ei oskaks enam piiri tõmmata, milline see inimene on, kui ma enne olin ka selgelt arvamuses ja kinni stereotüübis, siis enam mitte. Nii et õlise patsiga ema tagatoas elav Pervo on siis ikkagi müüt? See on müüt, ma üldse ei välista ka neid, aga mitte ainult. Ja mind ikka väga huvitab, mida ütleb teile esimese reaktsioonina vastu hästi hakkama saav pereinimene, kui te tulete, eks ole, juba konkreetse orderiga näiteks, et otsida ta arvuti läbi ja esitate juba süüdistuse, millega ta ennast õigustab? Seal on osad, kes selgitavad seda, et see juhtus kogemata. Nagu ikka kogemata vaatasid filmi, ei teadnudki mida. Kogemata laadisin netist alla ja siis tuli kogemata hunnikus faile, millest ta ei olnud teadlik ja teda üldse see ei huvita. On muidugi ka neid, kes täiesti ausalt tunnistavad, et nad sisuliselt ootasid, millal nad vahele jäävad, sest nad vajavad abi, aga ei leia jõudu selleks, et seda abi otsima hakata. On neid, kes süüdistavad kõiki teisi, on neid, kes ütlevad, et nad üldse ei teadnudki, kuidas arvuti töötab ja siis puhtjuhuslikult leiame sealt suuremad kogused, et inimeste reaktsioon alguses on arusaadavalt ennast kaitsev. Üks üllatav asi, mida ma lugesin ka teie vastilmunud prokuratuuri aastaraamatust, siis on neid inimesi, kes on teie huviorbiiti sattunud isegi riigisaladuse loaga. No mismoodi see võimalik on, et selline haige huvi on kuidagi riigisaladuse loa taotlemisel tähelepanuta jäänud? See on ka see, et võib-olla ta ennem ei jäänud ka vahele kõige sellega, aga see, millega inimene oma elatist teenib, kuidas ta iga päev suhtleb ja ringi käib, ei välista üldsegi seda, mis huvid inimesel on väljaspool tööaega või mis huvid võivad väljaspool tööaega inimesel tekkida. Ega see ei ole otse ette kirjutatud tegelikult. Teeme siin ühe väikese pausi ja oleme peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, saadet juhivad Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate esimeses osas räägime internetipervertidest, keda nagu selgub, varitseb meie ümber lugematul hulgal. Külas on meil seekord alaealiste ja seksuaalkuritegude prokurör Annika Vanatoa.
me rääkisime, et siin täitsa vabalt võivad nende niinimetatud internetipervertide hulgas olla pealtnäha täiesti korralikke pereinimesi, endaga hästi hakkama saavaid inimesi. Kas nad on kuidagigi ohtlikud oma tegevuses? Ühest küljest, kuritegu on kuritegu, aga ma mõtlen nüüd reaalses elus, on nad sellised omaette arvuti taga oma mingisuguseid imelikke tunge rahuldavad tegelased, kes päris tänaval ohtlikud justkui ei ole, või siiski on kõige selle taga ikkagi mingisugune väga raske kuritegelik ahel, mille pärast see kõik toimub? Ilmselt psühholoogid oskaksid paremini selgitada seda, et mis hetkel inimene oma mõtetest läheb reaalellu. Otseselt oma materjalidest enamuses neist ei ole läinud siis reaalellu oma tegusi toime viima. Aga on käputäis need inimesi, kes on seda teinud ja seda otseselt ma välistada kunagi ei saaks, nii et ma ei tea. Aga mille poolest on nende, ütleme siis, tubane tegevus ohtlik, kui seda võib küsida? Sellepärast, et neid materjale, mida nad siis vaatavad, mida nad alla laevad ja mida nad otsivad, seal on päris lapsed. Seal on päris lapsed, keda on väärkoheldud, ära kasutatud, ka puhtalt selle nimel, et keegi saaks oma ihasi rahuldada ja saakski sinna tagatuppa minna ja kasutada neid faile siis enda rahuldamiseks. Et see on see, mille pärast see on kuritegu ja mille pärast see on ka ohtlik. Kui me nendest veebiahvatlejatest räägime, siis mis kohad need on, kus kohas nad meie lapsi varitsevad? Tegelikult see on absoluutselt kõik suhtlusplatvormid, mida noored kasutavad. Täna võib-olla kasutatakse ühte, tuleb mingisugune uus uhke platvorm välja, hakkavad noored seda kasutama ja need ahvatlejad liiguvad sinna edasi, et ei saa öelda, et üks platvorm on kuidagi turvalisem kui teine, tegelikult nad on kõik nii-öelda siis tööpõld sellele ahvatlejale. Oluline on lihtsalt see, et see noor oskaks märgata, teada anda ja ignoreerida seda. Ma pean tunnistama, et seda saadet ette valmistades tegin ise ühe väikese testi sellises toredas kohas nimega Armastuse saal. Olin ma kuulnud, et neid inimesi on nii palju. Panin omale nimeks justkui oleksin 13-aastane tüdruk ja täiesti au sõna 5 minutiga üks 10-15 meest kirjutas mulle, ühega võtsin pikema vestluse ette ja ma arvan, et mingisuguse 2-3 minutiga räägiti juba sellest, mismoodi tahetakse minu sugu elundeid lakkuda. Kas see on see igapäevane pilt, millega te tegelete? See on see igapäevane pilt, jah. Täpselt nii ongi. Nii et see süütu chattimine muutub üsna kiiresti mingisuguseks nilbeks seksuaalseks harrastuseks juba? Ja seal on 2 liiki neid selliseid, kui ma nüüd julgelt niimoodi neid liigitan, siis on need, kes väga kiiresti tulevad oma jutuga lagedale, mis nende soov on, mida nad saada tahavad, küsivad pilte, saadavad pilte. Ja on ka need, kes natukene pikemalt võtavad vaevaks suhelda, loomaks seda usaldussidet ja võib-olla eesmärgiga teha kohtumine ja siis reaalsusesse viia oma ideed, et ma liigitaks need robustselt sedasi. Nüüd enne oli juttu, et pereisad siis sageli ütlevad, et see kõik on mingisugune juhus, see pole üldse nende teema, juhuse tahtel on sattunud mingisugused imelikud failid nende siis kaustadesse ja sedasi on juhuslikult kõik see juhtunud. Tegelikult neid kaasusi vaadates jääb mulje, et see on vägagi süsteemne tegevus, nende materjalide otsimine, nende peitmine, nendega kauplemine. Kirjeldage seda turgu pisut, et kuidas see üldse käib, et välistada nüüd seda juhuslikkuse juttu? Selleks, et ma ühtegi faili näiteks internetis alla laen, ma pean ju selle tegelikult ju aktsepteerima, et ma laen selle alla ja kuhu ma selle laen. See käib igasuguses keskkonnas, käib täpselt ühtemoodi. Et kas ma otsin sihistatult selliseid pornograafilisi faile, ma pean teadma siiski mõnda märksõna, mille alt seda otsida, kui tava veebi panna siis Google'isse lapsporno, siis ilmselt tuleb meil otsekohe selline teade, et ei teate, see on keelatud tegevus, mis te otsite. Aga kui teada märksõnu või kasutada tumeveebi, siis see on juba märksa lihtsam, aga kogemata alla laadida niimoodi, et ma ei tea, et mulle failid tekivad arvutisse, lihtsalt ei ole võimalik.
ma pean tegema liigutuse selleks, et ma aktsepteerin mingisuguse allalaadimise ja ma tean, kuhu see mulle tekib. Ma pean otsima sihistatult neid faile, sest et neid ei ole niisama vabalt kätte saada, ma pean teadma seda. Milliseid tegevusi te veel hindate, kui te inimese netipedofiilias kahtlustate, et milliseid tegevusi seal veel näha on? Seal on ka see, et milliseid otsingusõna on ta näiteks brauseris kasutanud. Kas ta on üritanud otsida seda, et kuidas faile varjatult kätte saab näiteks. Kas ta kasutab mingisuguseid vahendeid selleks, et mingid faile alla laadida, kas ta on tumeveebi kasutaja, milliseid seadmeid ta üldse kasutab näiteks, palju tal neid on. See on selline lõputu tehniline maailm. Sageli räägitakse mingitest sellistest üleilmsetest võrgustikest. Samade huvidega inimesed siis omavahel midagi vahetavad mingisugustes salajastes kanalites. Kuivõrd see tõele vastab ja kuivõrd, ütleme siis teie poolt siin ette võetud Eesti mehed on kuulunud mingisugustesse võrgustikesse? Ma ei saa nüüd väita just seda, et nad võrgustikesse kuuluvad, küll aga nad kasutavad kõiki neid tavapäraseid viise, mõned kinnised grupid, võimalused, kus saab ja kus vahetatakse neid faile. Sinna on kuulutud küll ja või neid on kasutatud, siis ütleme nii. Seda kõike arvesse võttes, kas internet on ohtlik? Internet kui selline ei ole tegelikult ohtlik. Samamoodi ei ole ohtlik ka tegelikult pimedas väljas käimine, kui olla teadlik ja turvaline. Samamoodi on internetis, kui olla teadlik, turvaline, teada anda kahtlastest tegevustest politseile, siis see on täiesti turvaline ja väga kasulik paik. Ja taas sellest kõigest jääb ikkagi mulje, et see rõveda jutu ajamine on juba nii tavaline ja enamik lapsi just kui on sellega ka tegelikult kokku puutunud. Kas me oleme äkki selle praeguse lahingu juba mõnes mõttes kaotanud ja hiljaks jäänud? Ma arvan, et me ei ole kunagi hiljaks jäänud. Laste turvalisuse eest tuleb alati seista, uutele põlvkondade tuleb õpetada seda turvalisust. Tõsi on jah see, et uuringuid on tehtud, et kui palju on siis lapsed kokku puutunud internetis sellise tekstiga või selliste kontakti otsimistega, siis nendele see võib tunduda juba tänaseks päevaks tavaline. Et see on täiesti tavaline, et nendele saadetakse pilte või küsitakse pilte, siis seda enam me peaksime tegema tööd selle nimel, et laste elu oleks turvalisem. Kas niisuguse üldise tendentsina on midagi, mis teile jääb üha rohkem silma ja mida te võib-olla pisut ette kardate, et see juhtub, läheb massilisemaks, saab aina ohtlikumaks, mingisugune tendents, mingisugune nähtus, just nimelt siis selles tumedas maailmas? Ainukene asi, mida ma tegelikult kardan, ongi see, et me muutume ise võib-olla liiga tuimaks selle osas ja võtame seda liiga normaalsena ja me tohiks kunagi seda teha. Ja me peaksime alati nagu üritama vastupidist. Kuidas on lugu karistustega, kuidas on lugu kohtupraktikaga, kui neid tegelasi ikkagi nii palju on? Kas ei või juhtuda see, et see asi kuidagi ikkagi lahustub, juhtub nii, nagu on näinud näiteks mingisuguste poevargustega, et see muutubki nii tavaliseks? Tahaks loota, et see ei muutu niimoodi. Tahaks loota, et see on selline kuriteoliik, mida me ei normaliseeri kuidagi või ei tahakski üldse normaliseerida seda. Alaealiste ja seksuaalkuritegude prokurör Annika Vanatoa, aitäh, et leidsite aega saatesse tulla ning palju jõudu ja edu nende keeruliste teemadega tegelemisel. Me teeme siit aga päikesepausi ja siis oleme tagasi juba uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi. Saatejuhid on jätkuvalt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on saate teiseks pooleks liitunud ka ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitikakirjamees, kes nüüd jagab oma teadmisi eraäris. Nagu lubatud, on meil nüüd ka uus teema ja uus külaline. Me räägime taas netikelmidest. Kuid seekord räägime sellest, kui palju tuleb firmadel, kelle tegevuseks on laenude andmine, tegeleda nii-öelda kelmilaenudega. Milliste nippidega nad kelmide vastu võitlevad ja kuidas kelmide tekitatavat suurt kahju nad aitavad siis lahendada.
kõiges selles aitab meil selgusele jõuda Eesti Krediidiandjate Liidu juhatuse liige Siim Juks. Tere tulemast Krimi raadiosse. Tere, aitäh kutsumast. Siim Juks, saan aru, et Eesti Krediidiandjate Liit ühendab endas peamiselt väikelaenude ehk siis ka võib-olla kiirlaenude andjad või kuidas, keda te endas ühendate? Eesti Krediidiandjate Liitu kuuluvad 5 vastutustundlikku ettevõtet, kes annavad väikelaene. Kiirlaenu termin on aegunud, see pärineb paarikümne aasta tagant. Täna tegelikult väikelaene, tarbimislaene annavad kõik finantsasutused Eesti finantsturul, sealhulgas ka pangad. Küll aga siis see kiirlaenu mõiste tõenäoliselt on alguse saanud sellest, et tänapäeval on inimesel hea võimalus ladusalt finantsteenust saada, on selleks siis laen, on see siis pangaülekanded, mida iganes. Kiirus tegelikult finantssektoris igal tasemel on oodatud klientide poolt. Ja meie liitu kuuluvad siis sellised brändid nagu Ferratum, Esto, Creditstar, Raha24 ja Credit24. Ehk siis ettevõtted, kes annavad laenu, aga ei ole pangad, kui nüüd lihtsalt öelda. Ehk siis meid eristabki pankadest see, et meie põhitegevus, kui mitte ainus tegevus, on väikelaenu või järelmaksu pakkumine kliendile ja meie hoiuseid ei kaasa, meie investeerimisteenuseid ei paku ja nii edasi. Selge pilt. Taustaga, nagu öeldakse, on selge. Nüüd viimasel ajal on selgelt joonistunud välja trend, kus kelmid on hõivanud kellegi pangakonto ja isikuandmed ning siis üritatakse ülikiirelt võtta ka mingisugune laen peale. Ma saan aru, et see on see, millega teil tuleb tegeleda, see on teie jaoks suur peavalu. Täpselt niimoodi, et peavalu on see kõigi jaoks loomulikult finantssektoris, aga peavalu on see ka meie jaoks, sest tõepoolest meie nagu ju ka ei näe, et kas inimene, kes tuleb siis kas laenu taotlema või juba olemasolev klient, kes tahab võtta krediiti välja, kas see on siis päriselt tema ja tema soov seda laenu võtta või on ta juba manipuleeritud seda tegema, seda tegevust. Ja ka meie huvi on vältida neid pettuseid. Võrreldes pankadega me oleme tõesti väiksemad tegijad mahtude mõttes, mis tähendab ka seda, et see ressurss, mis meil ettevõttena käes on, see on meile kallim. Ühtepidi kapitali hind on kallim, aga teistpidi on kallis ka see, kui me jääme sellest siis välja antud laenust ilma. Ehk siis see on üks müüt, mida arvatakse, et laenuanjatel kindlasti on lõpuks ikkagi kasum käes, kas või läbi inkassode, aga tegelikult need summad, mis jäädakse meile võlgu, me ei saa klienti, kätte, 90 päeva anname aega, et oleks tal raha tagasi maksta. Kui inimene kaotab töö või jääb haigeks, pakume maksepuhkust, kui kõik need variandid kaovad laualt ära, siis lõpuks see raha, mis siis tuleb kas või läbi inkasso teenuse tagasi, see on kahjumi vähendamine, ehk siis iga euro, mida me välja anname, on meile väga-väga oluline. Kui katsuda kuidagi kirjeldada seda pettuste ulatust, millega te tegelema peate, siis millest me räägime, kui suur see epideemia on? Ma ei tea, on teil mingisugused arvud, et palju te nende kelmilaenudega olete pidanud siin viimasel ajal tegelema? Me Krediidiandjate Liidus võtsime eelmise aasta omavahel kokku ja ühtepidi võib öelda, et see pettuste osakaal üldmahust on väike, tegelikult alla 1%. Et niipidi võttes on see nagu väike osakaal, aga tegelikult see iga juhtum on tegelikult vähemalt kliendi mõttes traagiline ja sellepärast me ei taha üldse alahinnata seda pettuste teemat. Me püüdsime kokku arutada ka kahju, et mis see siis võiks tulla, tegelikult iga ettevõte arutab seda natuke omamoodi, seal käib natuke selline teoreetiline lähenemine kaasa niipidi, et kuna inimesel, kliendil on krediidikonto, siis ühtepidi võib arvutada nii, et okei, Petru oleks selle konto maksimaalselt kasutusele võtnud, aga võib-olla poleks ka pruukinud. Igal juhul saab midagi öelda eelmise aasta kohta selliselt, et vahemikus 0,5 kuni 1 miljon eurot võiks olla see kahju, mis on ära hoitud meie krediidiandjate poolt. Üks konkreetsem näide on ka tuua, et me kasutame ka siis videotuvastustarkvara ja selle videotuvastustarkvara abil näiteks me arutasime kokku, et umbes 80 000 euro ulatuses sai kahju ära hoitud. Ehk siis me tuvastasime video abil, et see inimene, kes seal teisel pool videot siis soovib laenutaotlust teha, ei ole päris see, mida ta on väitnud taotluses olema.
päriselt niimoodi siis proovitaksegi nii-öelda teid kuidagi ära tinistada, et pannakse mingisugune, ma ei tea, kapuuts pähe ja proovitakse siis kedagi mängida? No tegelikult nendest videodest tuleb kohati välja seda, et isiku kõrval istub keegi kolmas, kes siis teda juhendab. Et noh, me näeme seda manipuleerimist ka siis nagu visuaalselt. Noh, põhiprobleem loomulikult täna maailmas on ju see, et inimesed on sotsiaalselt ära manipuleeritud, neid pannakse uskuma, neid pannakse tegutsema mingisuguse eesmärgi või mingisuguse nii-öelda siis viivitamatut olukorda nõudva juhtumi lahendamiseks, aga videotuvastustarkvara on jah nii palju abiks, et ta aitab veenduda selles, et kas inimene, kes on ennast taotluses kirjeldanud, on nii-öelda siis otsustusvõimeline ka video teel näha seda või siis ikkagi on näha, et teda manipuleeritakse seal kellegi kolmanda isiku poolt. Aga see video tuvastamine käib iga sellise laenu taotluse juurde? Või kuidas? Ma nüüd iga liikme osas ei oska seda lõplikult öelda, aga ma tean, et seda kasutatakse Mealaliidu liikmete poolt, jah. Andres, kas sinu tutvusringkonnas, sinu klientide hulgas on sellised inimesi, kes on avastanud ühtäkki, et vähe sellest, et konto on tühjaks tehtud, on võetud ka selline hoogne laen sinna peale ja sellega tuleb siis tegeleda, tõestada, et see ei olnud tema, kes võttis selle laenu ja nii edasi? Jaa, ma olen oma erapraksises sihukese asja kokku puutunud, kuigi ma Siimu jutust kuulades neid, kes need firmad on, siis ma olen ka nende firmadega positiivselt kokku puutunud ja neid natukene nõustanud. Ei hakka oma otse kliendi andmeid paljastama siin, aga nimed olid tuttavad. Mis ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et midagi ei ole uut siin maailmal. Ma olen kunagi selles saates rääkinud sellest, et umbes 30 aastat tagasi, kui Eestis tuli kohustuslikuks Eesti kodaniku pass, siis hakkas toimuma massiline, ehk seal need samad kurjategijad, muidugi mitte need samad, nende võib-olla vanasid ja vanemad, kes täna teevad telefonipettusi, siis isegi lehekuulutuse kaudu kutsusid inimesi kokku, kelle Eesti pass, siis finantsasutus, siis tollal oli täna rohkem need järelmaksuga seotud ettevõtted ja siis võeti massiliselt nende inimeste peale laenu, need inimesed olid sotsiaalselt ära manipuleeritud, nad said sellest võib-olla, nendel on seda Eesti passi vaja, nad tead seda võib-olla mitte kunagi sõida kuhugi välismaale, eks ju, nad said selle eest mingit ühise raha ja niimoodi esimene suur kelmuste laine, mis Eestist üle käis, just toimus 95-96, nüüd on lihtsalt natuke rafineeritum, aga kindlasti on see, et ma arvan, et tol ajal hakkas inimeste teadvusse jõudma niimoodi, et ta on ju selle passiga selle kurjadega õnge otsa sattunud iseenesest laeni talle kaela. Nii et midagi uut ei ole. Jah, tõepoolest, midagi uut ei ole, ainult võib-olla veidikene siis muutuvad need võtted, aga siiski laias plaanis kurjategijad on alati olemas ja üritavad kõikvõimalikel viisidel meil see raha kätte saada. Aga Siim Juks, kui te võrdlete nüüd möödunud aastat ja tänavuse aasta võib-olla esimesi kuid ning varasemad aastaid, siis kas hakkavad silma mingisugused uued trendid, uued pettuste mustrid? Jaa, ma usun, et peamine trend on ikkagi just see, et kui varasemalt õnnestus pettusi või miks pettused sündisid, oli ikkagi näiteks siis identiteedi füüsiline äraandmine, et inimesed kogemata või ka tahtlikult andsidki ümbriku oma PIN-koodidega kellelegi edasi või siis sugulased, tuttavad kuritarvitasid seda võimalust ära, siis täna on sotsiaalne manipuleerimine, see pandeemiline vorm, mis aset leiab ja inimesed lihtsalt tinnistatakse, manipuleeritakse erinevates olukordades ära ja trend on täna ka see, et see hõlmab kõiki ühiskonnagruppe, et see on tõesti läinud massiliseks noortest vanuriteni. Sellest me räägime lähemalt pärast pausi, aga enne kirjeldage pisut seda manipuleerimist, kuidas see käib, mis võtteid seal kasutatakse? No on erinevaid, aga näiteks üks võte ongi see, et täna meil siis märts 2025 aeg teha tuludeklaratsioone ja inimesele siis tehaksegi kõne, mängitakse, etendatakse, et see kõne tuleb Maksu- ja Tolliametist, öeldakse, et neid tähtaeg on lähemas, tehke nüüd ruttu tuludeklaratsioon ära, tekitatakse paanika inimeses, lõpetatakse kõne ära, pool tundi hiljem tuleb kõne pangast, jälle petturi kõne, aga pettur siis räägib, et
see eelnev kõne, see oli tegelikult petukõne, on ju, ja nüüd selleks, et vältida igasuguseid jamasid, olge hea, andke meile juurdepääs oma arvutisse, me teeme mingid asjad seal nii-öelda korda, ehk siis kõlab väga nagu naiivselt, aga päriselt on inimesi, kes lähevad selle skeemi lõksu ja sellises paanika, keegi on olnud selle paanika talle pähe ja selle paanika käigus inimene enam adekvaatselt ei saa aru, milliseid juurdepääse ta kellelegi ära annab. No siin paljud tahaksid küsida, et aga miks peab see laenu saamine olema nii lihtne, eriti praeguses olukorras, kus on ikkagi see kelmitamine saavutanud epideemilised mõõtmed, äkki võiks selle laenu taotlemise kõik natukene keerulisemaks teha, et neid samme oleks rohkem? No tegelikult laenu saamine pole lihtne, ma ütleks, et esiteks me kontrollime mitmekihiliselt tegelikult laenu taotlejat, et ühtepidi riskipõhiselt, mis tähendab seda ja andmetepõhiselt, mis me võrdleme andmeid oma vahel, et see, mis on taotluses kirjas, kas see siis ka hiljem osutub tõeks, seal on erinevad tehnoloogiaid, ma usun, et see krimisaade siin on populaarne ka võib-olla petturite seas kuulda, et siis kõiki detaile ma ei saa rääkida, aga me kasutame täna AI lahendusi, et juba näha ka seda, et kui inimene taotlust seal arvuti taga teeb, mismoodi kursor liigub ja nii edasi, et sealt tuleb väga palju selliseid põnevaid andmeid, mida me saame siis suures mahus kokku võtta ja tekitada mingid mudelid, mingisugused segmendid, mille abil aru saada, et kas see isik võib ikkagi olla nagu pettur. Loomulikult tuleb sisse ka inimfaktor, ehk siis kui tehnilise kontrolli pealt tulebki signaal, et äkki see inimene pole päris see või on põhjust kahtlustada, et inimene on millegipärast väga kiiresti tahtmas teha mingit tehingut, siis meie klienditeenindus helistab inimesele loomulikult ja hakkab uurima ja mitmeid pettusi saabki niimoodi on ka niimoodi ära hoitud, et klienditeenindaja saab aru, et see inimene on meelitatud kuskile pettuste skeemi, näiteks ta ütleb, et mul on vaja kohe teha sissemakse mingisugusesse investeerimisühingusse, see juba lööb selle tule põlema klienditeenindajal ja ta rahulikult räägib siis inimesega läbi ja püüab aru saada, kas ta tõeliselt päriselt tahab seda teha. Andres, sa tahtsid täpsustada? Jaa, isegi mitte täpsustada, võib-olla täiendada Siimu väga õiget juttu, ehk üks asi on need samad kelmid, kes on nüüd massiliseks läinud, aga veel mõningad aastad tagasi, eks ju, kiirlaenudega oli epideemia muus, eks ju, et oli tihtipeale see, et oma lähedased sõbrad manipuleerisid neid inimestega, manipuleerisid, eks ju, pensionäridega, nii et kas see moodus ei ole tegelikult kuhugi ära kadunud, lihtsalt me ei märka neid asju selle kõrval, mis toimub massiliselt ja üks asi veel, mis on oluline ära märkida, inimestel alati tekitab see sellise hasardi kaasamine tihtipeale, kui see ei ole väga hästi kursis, kuidas riik toimub ja see on riskikoht, on see, et sellised tõusud pettustes suurenevad just siis, kui inimestel on midagi saada. Tulumaksu tagastus, hambarahu hüvitis või mingi muu selline asi, mis paneb inimesse võib-olla natuke paanikas, iga sent on arvel ja ta kukub sinna võrku väga lihtsalt. Et kõik sellised ootamatud olukorrad, millega inimesed ise ka päris täpselt kursis ei ole, et midagi on toimumas, seda nad teavad ja siis seda kasutatakse kohe ära. Et selles mõttes on kelmid ikkagi väga dünaamilised, et nad leiavad kohe võimaluse, kuidas raha välja petta igast olukorrast. Nad teavad neid sotsiaalseid nuppe nii-öelda, jah, nagu ka härra Anvelt just ütles, et see kiire kasusoov on sageli see, mis paneb inimese hästi kiiresti tegutsema, aga ka vastutustundetult mingis mõttes. Ühe küsimuse enne pausi veel küsin üle, et kuivõrd nüüd erinevad krediidiandjad ja ka pangad ja ka politsei ja siis telekomiettevõtted teevad tänasel päeval koostööd. Palju on räägitud sellest, mida kelmid on korda saatnud, palju on ohtudest räägitud, palju on kõik võimalikest skeemidest ja nippidest räägitud, aga kuivõrd nüüd kõik need ettevõtted, keda see puudutab, teevad koostööd tänase seisuga? Ja sest nagu ma aru saan, siis te ju kogute ka neid andmeid, eks ole, ja võib-olla nendest andmetest oleks kasu kõigile. Ja koostöös peitub jõud ka antud küsimuses ja minu teada on hakatud neid samme astuma. Tõsi on see, et pangaväliseid krediidiandjaid hetkel pole laua taha kutsutud ja me kindlasti sooviksime seal olla. Aga jah, läbi siis meedia ma olen kursis, et politsei ja telekomid on juba koostööd tegemas. Ma küsin üle, et tähendab, teid ei ole laua taha kutsutud
millise laua taha, politsei juurde laua taha või? No ütleme selle töörühma juurde, mis siis kuuldavasti on asunud vaikselt juba tegutsema. Miks mitte? See on hea küsimus. Võib-olla ei ole osatud meid üles leida, nii et ma siin hetkel teengi siis head reklaami, et leiate minu kontaktid Eesti Krediidiandjate Liidu lehelt ja hea meelega tuleme ja osaleme selles pettuste vastases võitluses. Meie teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios on saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti ekspert Andres Anvelt. Meiega on ka Eesti Krediidiandjate Liidu juhatuse liige Siim Juks ning me räägime taas kelmidest, kuid seekord nii-öelda laenuandja vaates. Mismoodi takistada kurjategijatel võtta pahaaimamatute inimeste nimel siis ohjeldamatult laene? Siim Juks, räägime siis nendest ohvritest, nagu lubasime. Varem oli nii, et ohvriteks olid pigem muukeelsed vanurid. Tänaseks on pätid ära õppinud eesti keele ning õnge on võetud ikkagi vägagi IT-teadlikke inimesi. Ehk siis enam ei ole kindlaid riskirühmasid või kuidas? Täpselt nii. Me näeme, et see pandeemia on haaranud endasse kõik vanuserühmad, kõik ühiskonnagrupid. Sest et meid kõiki inimesi ühendab ikkagi see, et selline lõpuks me oleme selline siis ikkagi sotsiaalne grupp, me oleme avatud manipuleerimisele, kes vähem, kes rohkem, aga alati rohkem siis, kui on millegipärast kuskile kiire, keegi on tekitanud millegipärast meile sellise tunde, et me peame kiiresti midagi otsustama, on see siis kasumi saamine, on see mingisuguse kahjumi vältimine ja nii edasi. Tõepoolest, alguses olid muukeelsed grupid sellega rohkem seotud, aga nagu me teame, siis need kõnekeskused on hakanud endale palkama ka eestikeelseid inimesi. See on siis avanud väga suure võimalusega eestikeelse elanikkonnaga tegeleda. Samas pean tunnistama, et me näeme ka seda, et viimase aja meedia tähelepanu sellele teemale ja ka politsei aktiivsem tegutsemine on mõjunud. Ehk siis tegelikult me näeme kerget langust pettuste arvus juba ka. Ehk siis ma ütleksin küll, et sellest on juba kasu olnud, mida viimased kuud nii meedia kui ka jõustruktuurid on teinud, ka nende kõnekeskuste puistamised, avastamised on aidanud kaasa sellele, et nende pettuste arv on vähenenud. Nüüd ma kujutan ette, et on ikkagi üsna palju neid, ja sellest oli juttu nüüd päris saate alguses, et eks ole, inimesest tekitati paanika, saadi kätte tema isikuandmed, see kaudu pääseti tema pangakontole ja seda radapidi siis jõuti ka lõpuks siis mõne krediidiandja juurde, kelle käest siis salamisi võeti laen, ehk nii-öelda kelmilaen. Ja ma kujutan ette, et siis see inimene, kui ta lõpuks avastab seda, et ta on võtnud ka laenu, lisaks sellele, et pangaarve on tühjaks tehtud, pöördub siis firma poole, krediidiandja firma poole, ütleb, ma ei taha tagasi maksta. Ma ka ei tahaks, kui ma ei ole ise mitte midagi võtnud ega ei tea, et oleks võtnud. Mismoodi teie firmad siis käituvad? Mis protsess siis käivitub? No iga juhtum on erinev, on ju. Iga juhtum on erinev ja mida me kliendile kohe soovitame, kui ta tuleb siis meie juurde ka siis telefonikõne kaudu või e-kirja kaudu, väites, et ta on langenud pettuse ohvriks, me soovitame tal pöörduda politseisse. Politsei saab teha siis vastavad protseduurid, klient saab teha sinna avalduse ja politsei saab algatada uurimise. Ja mida me omalt poolt kohe siis teeme kliendi suunas on see, et me peatame arvete väljastamise, ehk siis klient ei pea jooksvalt hakkama maksma intresse välja võetud krediidisumma pealt ja me jääme siis ootama uurimise tulemust. See on nagu levinud praktika täna, ehk siis me nii-öelda anname kliendile selle nagu rahu, et aitäh, et sa meie poole pöördusid. Me soovime tõesti aru saada, kas tegemist võis olla pettusega ja me jääme ootama siis politsei tegutsemist.
No siin üks vahe, mitte väga ammu oli meedias palju juttu sellest, et justkui neid kelmilaene ei peagi tagasi maksma, ma tahaks selle ära klaarida, et mismoodi tegelikult siis on, kas peab või ei pea? Jah, kui see uudis tuli, siis me olime hämmingus, et mis mõttes ei pea, on ju, et lõpuks leping on kahepoolne, kui klient allkirjastab laenulepingu, siis meil pole põhjust iga lepingu puhul hakata kahtlustama automaatselt kohe pettust, on ju. Ja ma olen ka varasemalt ühes intervjuus välja toonud selle paralleeli, et kui anda oma korteri võtmed kellelegi ära, ka siis meelega või mitte meelega läbi mingi pettuse, siis lukufirma ei ole süüdi, kui keegi nende võtmetega uksest sisse tuleb. Ma olen endiselt loomulikult nõus sellega, et iga sündmus on traagiline ja me üritame tõesti igat klienti aidata ja me loodame, et ka politsei aitab igat inimest, kes kahtlustab pettust. Aga ma usun, et vastutus ei saa olla ainult ühe poole peal ja mida meie siis, kui saabki nii-öelda siis selgeks see, et tegemist oli pettusega, siis me loobume intressidest väljastatud laenusumma pealt, ehk siis me näeme, et inimene ei ole saanud selle summaga midagi teha, aga loomulikult me eeldame, et see summa makstakse meile tagasi. Andres, milline on sinu seisukoht selles küsimuses? Ma võtan siit kui kriminaalpolitseinik endine ja kui ka õigusinimene, et tegelikult nagu ka Siim ütles, iga kaasus ongi väga erinev, ehk sellepärast, kui politsei on oma menetluse alustanud, on leidnud ikkagi, et tegemist on kuriteo koosseisuga ja kõige sellega kaasnevaga, siis tulevad jälle mitmekordsed tegurid mängu, et kuidas inimene on kokkuvõttes, ütleme siis selle laenu endale võtnud, kui palju siin on olnud puhast manipulatsiooni, näiteks võib tekkida mingisugune hädaseisund, kus inimene sunnitakse raha võtma sellepärast, et kellegi elu või tervis on ohus, mis iganes, seal on terve hunnik argumente ja asju, mis peaks leidma täitmise ja kokkuvõttes kriminaalmenetlus ei olegi see menetlus, mis vabastab inimese sellest laenumaksest, mis on teine asi, on tsiviilõiguslik menetlus, aga see on juba omaette kaasus, sest kokkuvõttes siin on pooled võrdsed ja asi võib minna kokkuvõttes sama kalliks maksma kui see laen. Nii et kõige tähtsam on ära fikseerida, leida need asjaolud, millega see laen siis välja peteti ja sealt võib midagi aretada, aga kokkuvõttes see nii lihtne ei ole kui esialgselt välja käinud. Aga sellist mehhanismi, mis ikkagi tõesti juhul, kui ütleme keegi vanur, mingisuguse mis siin viimase aja uudis oli, mingisuguse tänavaküsitluse käigus õnnestus tal välja petta siis mingid andmed või need PIN-koodid ja seeläbi siis juba jõuti tema isikuandmeteni ja sealt pangakontoni ja sealt juba ka mingisuguseid suuri rahasummasid liigutada, et sellisel puhul ta ikkagi jääte jäigaks, et midagi pole teha. Laen on võetud või on siiski mingisugune kompenseeriv struktuur? Iga juhtum on erinev, iga juhtum on nii omapäraste detailidega, on ju, et sellist väga kindlat vastust on väga raske anda. Et asi on lihtsalt üldiselt selles nii-öelda printsiibis, et kõigil meil siin on vastutus oma isikuandmete eest, selle eest, kellele me neid anname ja seda vastutust ei saa ära võtta. Aga on tulnud, et ikkagi juhtumeid, kus teatud olukorras ikkagi on see laen ära kustutatud või kas see nagu teoreetiliselt on võimalik, olete te valmis nii kaugel ikkagi mingisuguse konkreetse juhtumi puhul minema? Ma hetkel ei saa seda öelda, selline info mul nii-öelda hetkel puudub, et läbi kohtuotsuste on siis selliseid juhtumeid sündinud, kus kohus on otsustanud, et inimene on langenud pettuse ohvriks ja vastutus jääb krediidi väljastanud ettevõtte peale. Aga ma küsiks teistpidi, et kuivõrd palju on teil olnud tegemist juhtumitega, kus keegi, kes ei soovi maksta, kellel ei ole mingisuguse kelmusega üldse pistmist olnud, aga ta lihtsalt ta on ise kelm. Nagu ma eelnevalt ütlesin, et ta ei soovi maksta, siis üritab siin mängida sellist mängu, et teda on siin nüüd kelmid tema konto üle võtnud ja võtnud laenu, aga tegelikult ei puutu asjasse, kuivõrd selliseid asju on ette tulnud ja kui keeruline on neid tuvastada. See käib krediidi andmisega kaasas, et paratamatult sõltumata sellest pettuste pandeemiast on teatud grupp inimesi siin ühiskonnas, kes arvavadki, et nad võivad teiste kulul liugu lasta ja sellistega loomulikult tuleb meil oma töös kokku puutuda.
me püüame olla alati mõistvad, nagu ma enne ka ütlesin, siis tavaliselt 90 päeva on see periood, mil me püüame aru saada, miks see inimene ei taha, ei saa laenu tagasi maksta tähtajaliselt, on ju. Ja kui tõesti see isik ei anna ennast näole, siis alles liigub see nõue edasi inkassofirmale, kes siis juba ise võtab selle teema üle, aga meie jaoks on see kahjumlik, mistõttu me oleme väga huvitatud sellest, et juba algusfaasis, kui klient teeb laenutaotlust, me saaksime aru, kas see inimene on krediidivõimeline või mitte. Ja selleks, et seda Eestis paremini veel teha, oleks vaja positiivset krediidiregistrit, mis annaks krediidiandjale väga selge ülevaate inimese juba olemasolevatest kohustustest. Krediidiandjate liidu juhatuse liige Siim Juks, suur tänu, et täna saatesse tulite ja meile rääkisite siis kelmustest, kelmilaenudest, nii-öelda väikepankade ja krediidiettevõtete vaates. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Me täname kõiki kuulajaid, saatejuhtideks olid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Samuti oli meil abiks ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval, mõned minutid pärast kella 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal.